Natuke üle nädala aja tagasi ma panin üles uue lühifilmi. Ja nagu iga uue videoga on mul tahe näha, mida teie sellest arvate. Nii et mitte midagi halba aimamata läksin ma neid kommentaare lugema. Ladies and gentlemen, if you want to fucking kill yourself, put your fucking hands up, yeah! Ma reaalselt tahaksin endale kahvli perse istuda. Palun minge vaadake seda. Reaalselt HD Tanel saab ka rohkem vaatamisi kui mina hetkel. Ma mõtlesin, ma võtan täna selle aja ja loen natuke neid kommentaare. Algul andsite teie tagasisidet, nüüd annan mina tagasisidet. Ma arvasin, et siin saab nalja, aga vend läks bussiks ära. Limaga mängimine, pidev nokunaljade tegemine ja naiste ahistamine. Vot see on see, mis teeb sinust mehe. See on see, mis kasvatab suured ja võimsad gentlemanid. Ja kui sa seda ei tee, siis sa oled memmekas. Ma ei tea, see nagu ei ole sinu kanaliga seotud, sorry. Et film, mille ma fucking monteerisin, opereerisin ja režissöreerisin, see ei ole minu kanaliga seotud. Ei, see ei ole seotud, sorry. No heit, aga sa tegid enne nii häid videoid ja nüüd korraldad sellist paska. Reaalselt, kas sa videot vaatasid või? Kas sa videot kuulasid või? Kas sa fucking keskendusid ühelegi lausele, mis seal videos oli või? Ilmselt mitte. Tee teistele head, saad ise sitta vastu peale. Ma räägin täpselt. See on ebatavaline asi, mida mina oma kanalil väga ei uploadiks. Filmi idee oli see, et nagu räägime rahvaga juttu. Kuulame, mis me saaksime inimestele enda juures parandada, et sellele utoopiale lähemale jõuda. Kui sa millalgi filmimaailmas peaksid läbi lööma, ära kunagi unusta, kus sa tulid. Ärge muretsege, et ma ei unusta. Mitte teid on raske unustada. Miks mul on monster kaadris? See on tühine. Palun tee oma vana contenti. See oli naljakas, huvitav vaadata, mitte nagu need lühifilmid. Need on igavad. Fucking punn 88. Vaatame, kas sul on siis midagi naljakamat pakkuda või? I walk around like that. Miks mina pean häid videoid tegema, kui te ei suuda ka häid videoid teha? Miks mina nii kuulus ei või olla? Miks mina YouTube'i täht ei või olla? Tere, ma kõlan nagu Terminat. See on väga hea videost, aga kas sa saad veel Portal 2 co-op'i teha? Oh my god, sellest on küll terve 100 möödas. Portali 2 kuud ja sellega sa tegelesidki nagu päriselt. Tahaks vana Tomsikist tagasi. Jokes on you, ma ei tegelenud sellega 2 kuud, ma tegelesin sellega 12 kuud. Ma ei saa aru, mis inimestel viga on. On näha, et inimene on videoga vaeva näinud ja te lihtsalt heidite. Tahtsite uut videot? No aga palun, see ei pea kellegi elu kurvemaks tegema. Las inimene teeb seda, mis talle meeldib ja kui te olete siuksed inimesed, kes peavad iga halvasti tehtud asjaga niimoodi tegema, siis põlege põrgus ära. Te pole real Tomsikese fännid. Vau, et see tüüp võttis praegu kõik kokku, mis ma öelda tahtsin. Kas sa saad ennast kutsuda kellegi fänniks, kui sulle isegi ei meeldi see, mis ta teeb? See kindlasti võttis kaua aega, kuid mulle muidu meeldivad su teised videod rohkem. Kuid sa tee, mis sulle meeldib. Võt see on perfektne. Ta annab teada oma arvamusest, aga ta siiski väärtustab ja hindab minu arvamust. Kas see on liiga palju paluta või? Väga hästi tehtud video, see on seda vaeva väärt ning mulle väga meeldib. Ma tänan. Tegelikult ma jätan väga halvas valguses. Siin on terve hunnik häid kommentaare ka. Mulle väga meeldib see suund, kuhu need videod on arenenud. Vähemalt loojad mõistavad teisi loojaid. Mul ei ole mitte kedagi, siis vähemalt mul on Johannes Lillaver. Janar õpib, et ta saaks filmimaailmas hakkama. Nii et miks te kirjutate? Pigem elage kaasa talle. See teeb kõigil tuju paremaks. Thanks, et mõistad. Täiesti hullumeelsus. Miks türa peaks keegi oma enda kanalil jagama oma enda loomingut? Oh my god! Mida vittu, miks sa enam nalja ei tee? Ma teen iga video nalja. Ma teen mingi 100 videot, kus ei ole mitte midagi peale naljade ja siis mul on üks video, kus mul ei ole ühtegi nalja ja nüüd ma olen äkitselt halb inimene. Sorry! Ma võiks võtma hetke, et ennast puhata. Next time on Dragon Ball Z. Davi, teeme ära selle. Sellest tüübist sai esialgu gamer, siis tuli ta storytime teller, siis tegi ta challenge videosid
mille järgi ta blogger ja nüüd kõige lõpuks on ta filosoof. We've come a long way, boys. Tegelikult nii ongi. Vaata, kui palju erinevaid asju ma olen katsetanud. Puhtalt sellepärast, et näha, mis mulle endale meeldib ja mis teile meeldib. Ma ei saa teha igavesti samu videoid, sest nagu see lihtsalt, see viskab üle ja nagu siis ma lõpuks kokkuvõtteks ei teegi videoid. Nii et nagu sorry, lihtsalt nagu sorry, kui mind nagu natukene huvitab enda heaolu rohkem kui kõikide teie heaolu, keda ma pole kunagi näinud ega ei tunne. Ma hoolin teist palju ja ma armastan teid, aga nagu ma pean enda eest ka hoolitsema ja armastama ennast. Ma pole nii pikka aega olnud sellises positsioonis, kus ma legit peale igat videot mul on mingi eksistentsiaalne kriis, sest ma ei ole kindel, mida ma täpsemalt teha tahan. Mul on hunniki teid ja me hakkame suvel katsetama ja loodetavasti päeva lõpuks me jääme kõik ellu. Äkki selle asemel, et te minu kommentaarumis peaga vastu klavatuuri peksate, äkki minge tehke ise midagi head. Nagu, ma ei tea, minge tüüdake oma vanemaid. Minge paluge neilt näiteks, et nad teie eest annetaksid Ameerika organisatsioonidele, kes hetkel aitavad võidelda mustanahaliste õiguste eest. Võib-olla ma ei ole õige inimene rääkima sel teemal, aga maailm tundub nii katki olevat hetkel, et kui me ei hoia iga hinge eest üksteisel käest tugevasti kinni, siis reaalselt me kaome kõik kuhugi pimedusse ära. Kui sa ei suuda endas leida seda midagi, mida parandada, et ennast paremaks inimeseks teha ja kuidas teistel aidata paremaks inimeseks teha, siis vähemalt sa leiad kuskilt oma kuradi kommiraha vahelt 5 €, et annetada neile, kes actually suudavad ja üritavad seda. Ja Riho pani jumala hea listi kokku erinevatest organisatsioonidest, kellele annetada saab. Mine loe natuke, mine hari ennast natuke, mine anneta. Mina annetasin, anneta sina ka. Kus on meie Tomsikene? Kus on meie naljakas vana Tomsikene? Tahate vana Tomsikest või? Tahate vana Tomsikest või? Ma olen nõus teile ühe vana Tomsikese andma. Ühe viimase korra. Ja see on kõik. Rohkem te teda ei näe. Nii et parem oleks, et te fucking naudite seda. Mis mõttes Tomsik ei joo? Kõik joovad. No nii, rahvas, täna oleme kokku kogunenud, et panna ritta 10 kõige paremat viina. Alustame kohe asjaga. Number 10 on ei miski muu kui lauaviin. Ja loomulikult lauaviin, mis muu siis? Vaat, et sa seda piimaga peale ei joo, sest muidu sa muidu läheb perse. Maksab see vähem kui kommipakk, aga maitseb sullemini kui kusi. Number 9. Danska vodka. Ma pole kunagi seda viina joonud, aga oi putsi, see pudel näeb nii lahe välja. Kas sa oled näinud viina, mida müüakse termoses või? Oled sa näinud või? Tahad viina külmana hoida? Kuradi termos olemas sul. Mõtle, lähed kooli viina termosega. Number 8. Mõrnaja. Kas te teate ka üldse, mida mõrnaja eesti keeles tähendab? See tähendab teine valik, sest see ei ole kunagi mitte kellegi esimene valik. Alati sa pigem tahaksid seda ilusamat ja targemat ja lahedamat viina, aga tuleb välja, et see parem viin on pede, nii et sa võtad selle, mis alles jääb, ehk siis mõrnaja. Number 7. Oi, nüüd läheb lahedaks. Topsi viin! Mehed, naised, te ei ole elanud, kuni te topsi viina olete joonud. Seda ei ole küll palju, aga vähemalt sul ei ole šotiklaasi vaja, sest see fucking topsis. Number 6. Ruski standard. Vot see on flex viin. Seda ostavad ainult need, kelle issidel on palju raha, sest hind on seal kallis, aga maitse on hea. Vist, või no ei ole ükski viin, maitse hästi. Numero 5. Tequila! Aga Jonor, tequila ei ole viin. Ja aga kui ma sulle seda annaksin, kas sa teeksid vahet või? Kas sa saaksid aru, et see viin? Kas sa näinud üldse viina päris elus või? Ja number 4 on selline controversial pikk, sest selleks on Viru Valge. Maitse ei ole just kõige parem, aga vot Viru Valgel on selline huvitav asi, et see on alati soodukas. Nagu, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga nagu, kui lähed kuradi viinaletti ja kõik sildid on valged ja üks silt on kollane, no ma ostan selle soodukaga. No mis on vahet? Viin on viin, tore, kõik viin maitseb sitast, ükski viin ei maitse hästi. Nii et nagu, mis ma pean seda kõrdi kallist viina ostma? Mul pole vahet, mis minul sellest on, et Steverile see ei meeldi. Ja nüüd esikolmikuni jõudes. Pronksmedali võtab hõbe. Võtta, ma oleks pidanud selle teiseks panema. Hõbet juues sul tunne, nagu sa lürbid mingit salajast potionit. Hoia hinge kinni, muidu paned ketti. Ja number 2 kohal on ei miski muu kui Absolut vodka. Kui juttu tuleb viinadest, siis vot see on monstrum. Ta on nagu senpai, tal on kõik, mida vaja ja mitte midagi, mida pole vaja. Sellel on lahe pudel, täiesti okei maitse ja mitte liiga hull hind. Ja esimese koha saavutas fucking vesi. Reaalselt, käige perse, ma panen kutti varsti YouTube'ist.